Tere tulemast vaatama virtuaalse tantsulahingu 2021 finaalsaadet. Nagu näha, siis saatejuhtide koosseisus on toimunud pisikene muudatus. Nimelt ei seisa täna siin minu kõrval Lotta, keda te eelnevatel saadetes olete näinud. Aga nagu öeldakse, siis tegijatel ikka juhtub ja nii ka Lotta, kes peab täna kahjuks virtuaalselt seda saadet vaatama, nagu ka teie head vaatajad. Aga kes siis üldse minu kõrval siin täna on? Ütleme nii, et minu kõrval seisab inimene, keda ma tean juba sünnist saadik ja kellega tänasel epideemial saan 24/7 koos olla. Minu armas õde Merili. Just nimelt ja tere tulemast ka minu poolt. Juba üle 2 kuu. Ehk hoopis 10 nädalat. Või kõlaks paremini 71 päeva. Oleme üheskoos kulgenud neis särtsakas virtuaalse tantsulahingu rütmides. Kord pinge haripunktis, kui tähtajad lähenevad ja siis jälle mõnusat tugitoolist tehtud töövilju nautimas. Täna aga oleme jõudnud oma viimase, kuid kõige erilisemat tantsulahingu saateni, sest just tänase ülekande lõpus selgub virtuaalse tantsulahingu 2021 võitja. Aga et mitte sündmustest ette rutata, hakkame algusest järgemööda minema. Jaanuaris alustasime üheskoos 16 tantsukooliga seda uut moodi teekonda, et hoida tants meeles ja südames, ka siis, kui viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud reeglid kokkusaamise piirasid ja tavapäraseid tantsuvõistlusi keelasid. Läbi 10 nädala on leidnud 5 erinevat ülesannet, väga omanäolisi, ääretult erilisi, ülimalt nauditavaid ja vaatama naelutavaid tantsulisi etteasteid. Siin on nüüd õige koht endale suur aplaus. Tänaseks on meieni jõudnud 77 imelist tantsuvideod, mida on ka edaspidi ikka ja jälle võimalik vaadata ja meelde tuletada koduleheküljel tantsulahing.ee. Ka viimase ülesande väga olulised esitlused on samalt lehelt kättesaadavad, aga miks väga olulised? Sest tantsuks tuli seada oma tantsukooli kõige paremad küljed. Nii on, see oli võimalus end taevani kiita ning oma varjatud anded esile tuua. Tantsuks tuli seada see miski, mis tantsukoolil on kõige parem. Heidamegi nüüd tagasi vaatana pilgu, millistesse kõrgustesse tantsijad end kiitmisega tantsisid. Oleme jõudnud stuudiost välja, tagasi avasaate ruumidesse, kus kohast kogu virtuaalne tantsulahing alguse sai. Tagasi tulles eelneva klipi juurde ütleksin, et tantsulahingu osalejad ongi kõige paremad. Aga tead, kes on veel suurepärased ja kõige paremad? Eks ikka meie püsikohtunikud, kes on samuti koos meie ja teiega ära vaadanud 77 tantsu ning igas saates aina hinnanud. Tahate teada, milles on kõige parem meie armas Ingrid Kesmin? Näeme nüüd. Tere armsad tantsulahingus osalejad! Milles siis mina olen kõige parem?
See on küll väga raske küsimus, aga ma näitan iga hommik, olen mina oma kodus kõige parem sellise toa kordategija. Ehk siis täpsemalt oskan ma seda voodit ilmselt kõige paremini korda teha. Ma kohe näitan teile kõigepealt valgusruumi. Ja nüüd ma näitan, kui kergelt ja osavalt ma oma lapse voodi ära teen. Nii, ja tekk on pandud korda ja nüüd tuleb selline ilus pealistekk. Hops, vaadake, kui lihtsalt see mul käib. Mulle tundub, et ma olen selles kõige osavam ja see tuleb mul kõige paremini välja ja nüüd hops tulevad sellised meeleolukad padjad peale ja voilà, kui ilus voodi ja ma tunnen, et see on minu kõige parem oskus hommikuti. Ma tegelikult arvan, et on väga palju veel, milles Ingrid kõige parem on. Kindlasti, aga millised kõige paremaid soove ja mõtteid jagab meie imeline Tiina Kaev? Tere, armas virtuaalse tantsulahingu sõber. Ja hakkabki see väljakutseid pakkuv ja põnev võistlus lõpule saama. Kui ma siiani arvasin, et hinnete panemine on väga raske, siis nüüd on meile kohtunikele ka üks paras pähkel järad antud. Küsimus selles, milles siis meie kõige paremad oleme. Noh, ma arvan, et nii mõnigi asi tuleb mul päris hästi välja. Näiteks pühapäeva hommikune pannkoogitegu, mida minu lapsed alati ootavad. Ja kuna mulle meeldib väga reisida, siis enda puhkuseplaanide ja reisiprogrammi kokkupanemine õnnestub mul ka päris hästi. No ja siis mõni tants on päris tore välja tulnud ja pildistamine, sellega ma saan ka päris ilusti hakkama. Aga milles ma siis kõige parem olen? Siinkohal ma tahaksin kasutada hoopis paari mõttetera, mis on kirja pannud minu armsad vilistlased. Tänu sinule oli mu lapsepõlv super lõbus. Sa aitasid leida minu tee tantsuni. Aitäh! Ma pakiksin su kohvrisse ja võtaksin kõikjale kaasa. Ma loodan, et sa oled edasi sama positiivne, mõistev ja sama hea sõber oma stuudio tantsijatele kui meile. Ja teine mõte kõlab sedasi. Lisaks sellele, et oled olnud parim tantsuõpetaja, keda oskan ette kujutada, oled alati olnud ka sõber. Algusest peale. Sa oled olemas heas ja halvas. Sinu juurde võib murega tulla ning olla kindel, et sa ei vaata iial halvustava ega hukkamõistva pilguga. Alati püüad mõista, toetada ja aidata. Sinusugune sõber on hinnaline väärtus. Aitäh, et oled olemas. Põnev oleks teada, kui palju kõige paremaid tantsijaid ja treenereid ning asendamatuid abilisi oli meie headel osalejatel kaasatud tantsulahingu osalemise projekti. Ega ei tea jah, küll aga arvutasin mina kokku, et meie meeskond on veetnud kaamerate ees või nende taga, koostööpartnerid otsides, postitades sotsiaalmeediasse või pakiautomaati, arvuti taga ajusid ragistades või monteerides, korraldades ja toimetades või autoroolis olles ligikaudu 100 väärtuslikku tundi. No jah, et Põlvamaale õnnestus peaaegu mitu korda ring peale teha, sai maha sõidetud üle 1000 kilomeetri. Ja kui palju külalislahkeid ja toredaid siitkandi inimesi sai kohatud, näitab saate lõputiitridest kord korra järel aina pikenenud nimekiri neist, keda sooja südamega täname. Kui aga kõik oleks imeilus, siis võiksime siin lõpetada saate ja öelda, et hästi tehtud ja aitäh! Aitäh! Sai küll hästi tehtud, aga tuli ette ka viperusi, mida täna tore meenutada on. Tere tulemast vaatama virtuaalse tantsulahingu esimest avaosa. Ja nüüd ei tulegi rohkem ju. Tere uuesti. Täna on siis Kurstus tantsukooli ja sulle sõna. Jah, et võistlus on oluline. 16 tantsukooli venelasti. Kus koos me oleme ja mis siin toimuma saab? Mul läks pilt teist ära, küll ootama pausi.
on nagu on. Ei, ma tahan siin öelda aga ka. Ei, sa ei tohi öelda transporti vahel. Ütle, võin ju. Kui ütled, Olen... jälle see Ernes hakkab Jaa, masina. Okay. ma oota, mul on niigi raske see. Ma lähen tagasi nüüd. Tunnen nagu oleks õrje peal peetavad kanad, aga tegelikult olen tantsulahingu saatejuht, aga kõik on hästi. Me läheme, sa oled liiga kaugele. Läheme. Läks juba. Minu nimi. Oleme oma rännakutega Põlvamaal jõudnud Kanepi valda. Ma tean, mul läks meelest. Jõgevamaa eripaigust. Miks ta väsinud? Tal on lihtsalt motivatsioon null. See tuli mega loomulikult. Me oleme jõudnud Me oleme jõudnud Põlva linna. Kogu Põlva. Okei, jah. Selline siis saigi meie reis ümber Põlvamaa. Laura, sina kui põline põlvamaalane, kas me rännak suutis ka sind kuidagi üllatada ning avastasid ehk mõne põneva koha, millest sa varem ei teadnud? Hea küsimus. Aga kuna eile algas kevad, siis ma arvan, et väga eriliselt jääb meenutama mulle just Räpinas käik ja sealsed Räpina aianduskooli õppekasvuhooned, kus kevad jõudis meile palju varem kohale, kui tegelikult õige kevad algab. Ja ma tahaks kindlasti öelda ka seda, et just koha mõttes Räpina muusikakool, kuhu ma veel varem sattunud ei olnud, jättis erilise märgi. Oot, mis see siis nüüd oli? Keegi nagu üritaks meie stuudiosse trügida. Kas meil hakkab saateaeg läbi saama? Äkki on reklaamipaus? Hei, mina olen Andre ja kõige muu kõrvalt ka virtuaalse tantsulahingu projektijuht. Oleme koos teinud ajalugu, midagi täiesti uut ja uskumatut. Ja kuigi peaauhinna nopib siit võistlustelt vaid üks tantsukool, olete te kõik ära teeninud ühe suure pai. Ja just sellepärast, et ilma teieta poleks olnud ka seda võistlust. Tahame teile välja anda mõned tiitlid. Elegantsuse eripreemia anname tublidele Gold Diggers tantsustuudio tantsijatele. Tere ka minu poolt. Mina olen Nele ja mina tegelen tantsulahingus, assisteerimise ja logistikaga. Ja esimese eripreemia saab minu käest võluva lihtsuse eest minu tantsukool. Olen Jaagup ning tegelen virtuaalse tantsulahingus filmimise ja monteerimisega. Minu poolt tuleb lokatsioonide eripreemia ja selle on pälvinud Võru tantsukeskus. Tere, mina olen Kanni ja tegelen virtuaalse tantsulahingu projektis kirjatööga. Pean kirjavahetust tantsukoolidega ja kirjutan stsenaariume. Annan välja eripreemia õpetlikuma tantsu eest ja selle saab VAT Stuudio. Palju õnne! Näitlemisoskus eripreemia jääb korraldajale. Selle saab meie stuudio. Osavaima põlvkondade sidumise eripreemia läheb Tanstreamile. Hingestatud tantsude eripreemia saadame siit Tartusse. Error tantsukool. Ma aeroobik tantsukooli premeerime loovuse eripreemiaga. Palju õnne! Tantsukool, kelle esituses ikka ja jälle soolotantsijaid nägime, saab lava täitva soolotantsijate kasutuse eripreemia. Ja selleks on tantsukool Sestants. Emotsionaalsema esituse eripreemia anname rõõmuga ära Tallinna Kanuti aia VAT Crew'le. Rohkem pisikesi tantsijaid nägime Saares ära tantsukooli kevades ning neile paneme virtuaalselt teele suurtähtede eripreemia. Parima ajaloolise tehnika tutvustuse eest jagame lahkelt eripreemia Viljandisse. S-stuudio, palju õnne! Haarava filmikunsti eripreemia eest täname Chate tantsukooli. Parim teemade tõlgenduse eripreemia läheb otse loomulikult Tartusse Tähtvere tantsukeskusesse. Kes kui palju tantsis ja meile Viljandi tuuri tegi? Face tantsukool ja teile läheb neile parima linnaruumi kasutamise eripreemia. Ühtsuse ja hea kostüümikasutuse eripreemia kingime parimate soovidega VK Jaanika tantsulisele eliidile. Palju õnne! Ja nüüd asuvad kõige ihaldatumat kiitust teineteisele jagama tantsukoolid ise.
sest käes on hindamise aeg ning peaauhinnale lähemale viib osalejaid vaid suur punktiskoor. Kas teate, mis on see tantsukool, kellel on trennid üle Eesti mitmes koolis ja lasteaias? Hei! Edastan minu tantsukooli punktid viimase vooru eest. 8 punkti läheb VAT stuudiole. 10 punkti läheb tantsukoolile CES tants. Ja 12 punkti meie poolt läheb VK Jaanika tantsuline eliit. Palju õnne! Kas arvate ära, millises tantsukoolis tantsib lisaks tüdrukutele ka 2 poistegruppi? Võru tantsukeskus jagab oma punktid järgmiselt. 8 punkti läheb tantsukool Jazz Dance kõige parem energia. 10 punkti läheb VK Jaanika tantsuline eliit. Üksi on hea, aga koos on kõige parem. Ning 12 punkti läheb meie stuudiole kõige parem rekvisiitidega mässaja. Aitäh, et osalesid ja palju õnne kõigile! Mis võiks olla selle stuudio nimi, kus on väga kiired tantsijad, kes suudavad minutis nii palju liigutusi teha, et neid ei jõua kokkugi lugeda? Tere VAT stuudio poolt, mina olen Riin ja edastan meie punktid. Sel korral said kaasa rääkida videos osalenud tantsijad ja meie tantsuõpetajad. Meie 8 punkti läheb Error tantsukoolile, 10 punkti Maerobil tantsukoolile ja 12 punkti Tähtvere tantsukeskusele. Aitäh väga armsa ja siira etteaste eest. Me täname kõiki osalejaid, kes 5 vooru jooksul meid rõõmustasid oma ägedate etteastetega. Peatse kohtumiseni! Kas teadsid, et sellele tantsukoolile meeldib üle kõige oma tantsudes kasutada huvitavaid ja massiivseid rekvisiite? Hei, mina olen Jette-Mari ja tulen meie stuudio tantsukoolist. Ja täna edastan ma teile meie stuudio poolt antud viimase vooru punktid. Meie stuudio annab 8 punkti CES tants tantsukoolile. 10 punkti läheb aga Tartus tegutsevale tantsukoolile. Ja selleks on VK Jaanika tantsuline eliit. Ka 12 punkti läheb seekord Tartusse. Väga nutika ja loova lahenduse eest. 12 punkti saab Tähtvere tantsukeskus. Meie stuudio tänab võimaluse eest osaleda virtuaalses tantsulahingus just koos teiega, kallid tantsukoolid. Lahingu vältel oli palju erinevaid ülesandeid, mis panid meie kõigi oskuse ja loovuse proovile. Ja just selle läbi saime me uue kogemuse võrra rikkamaks. Ühe toreda tantsustuudio tantsija osales 2020. aastal TalTech Cheerleader Spagaadi kampaanias ning jõudis 5 parima sekka. Kes on see tantsukool? Tere kõigile, mina olen Rita tantsustuudios Dance-Stream. Õuetunnid on mu häälele küll ja oma jälje jätnud, aga punktid saame öeldud ikkagi. 8 punkti meie stuudiole. 10 punkti Tähtvere tantsukeskus ja 12 punkti läheb sel korral meie poolt Tallinna Kanutaja huvikoolile. Aitäh kõigile ja aitäh kõigile teile, kes te olete selle virtuaalse tantsulahingu meeskonnas seda vedamas. See oli ülilahe projekt. Meie tantsustuudio tantsijad küll väga ootasid põnevusega igat vooru ja igat ülesannet, et see oli meie jaoks hästi vahva väljakutse. Aitäh teile! Soovime palju jõudu ja jaksu, püsige ikka terved ja nagu öeldakse, negatiivsed. Esimesed tantsukoolid on enda hinded andnud, et panused on kõrged, heidame nüüd pilgu punktitabelile. Punktitabelit on juhtimas Tähtvere tantsukeskus, kuid tihedalt kannul on ka VK Jaanika tantsuline eliit ja tantsukool CES tants. Kaugele ei jää ka Maerobil tantsukool ja meie stuudio. See aga ei tähenda hetkel muud, kui jätkame punktide andmisega. Kas teadsid, et üks Tartu tantsukool eristub teistest suurematest Tartu tantsukoolidest selle poolest, et püüavad treenerite fookuse hoida väikestel rühmadel. Seetõttu on ka nende treenerite tantsupere päris suur.
kokku 18 õpetajat. Tere, mina olen Merili Mutli Erol tantsukoolist. Meie hindamisse olid kaasatud treenerid ja ülesande lahendamise osalenud grupitantsijad. 8 punkti saab tantsukool Chess Dance. 10 punkti saab Face tantsukool. Ja meie 12 punkti läheb Tähtvere tantsukeskusele, sest see teos oli teemakohane, loovalt lahendatud, südamliku ja armsa lähenemisega. Soovin teile selle raskel ajal jätkuvat tantsurõõmu ja sära silmadesse. Mis trenn on Bond ja kus sellega tegeleda saab? Bond on trummimängust inspireeritud rockiv rühmatreening, kus igaüks võib end vabaks lasta, rockstaarina tunda ja samal ajal hulganisti kaloreid põletada. Tere, mina olen Egeli Aeroobik tantsukoolist ja edastan meie seekordsed punktid. 8 punkti saab meie poolt meie stuudio. 10 punkti saab meie poolt Face tantsukool ja 12 punkti oma äärmiselt südamliku video eest Tähtvere tantsukeskus. Palju õnne kõigile! On üks eriline tantsukool, kus saab ka õppida pulmatantsu. Mis tantsukool see on? Tere, mina olen Hermiina ja Chess Dance annab oma punktid järgmiselt. 8 punkti saab Face tantsukool, 10 punkti saab tantsukool Dance Stream ja 12 punkti saab Tähtvere tantsukeskus. Palju õnne kõigile ja ma soovin kõigile ikka head ja et kõik oleksid terved. Kas teadsid, et meie osalejate hulgas on üks väga laia haartega tantsukool, sest lisaks tantsule tegelevad nad ka näiteringidega, pilliõppe, kunstiringidega ja veel palju muu huvitavamaga. Tere, mina olen Eliise Tallinna Kanutaja huvikoolist ja mina edastan tänased punktid. 8 punkti Face tantsukoolile, 10 punkti tantsukool Chess Dance'ile ja 12 punkti Aeroobik tantsukoolile. Tänan kõiki korraldajaid ja näeme peale koroonat. Meie lahinguliste seas on ka esindatud Ülemere tantsukool. See tantsukool asub Saaremaal ja on tegutsenud vaid 2 aastat. Tere, mina olen Marju Saaresere tantsukoolist ning meie viimase vooru punktid jagunesid nii. 8 punkti tantsukool Chess Dance, 10 punkti tantsustuudio Dance Stream ning 12 punkti Tähtvere tantsukeskusele. Olge tublid, tšau! 10 tantsulahingu osalejat on oma hinded meile teatavaks teinud ja seistabelis on oi kui põnev, aga kes on siis juhtimas? Endiselt on tabelit juhtimas Tähtvere tantsukeskus, kuid järgmistel kohtadel on toimunud liikumisi. Punktiskoori on kasvatanud Face tantsukool, kes esimese 5 sekka on pürginud. Kas teadsid, et selle tantsukooli tantsijad osalesid teatriprojektis Princess Moon, millega seoses nad avastasid Põlvamaad? Hei, minu nimi on Lotta ja olen Viljandist stuudiost. Olen täna siia tulnud, et anda välja 5. vooru punktid. 8 punkti annab S-stuudio Aeroobik tantsukoolile. 10 punkti annab S-stuudio meie stuudiole ja 12 punkti anname videole, mis oli väga-väga liigutav. 12 punkti saab Tähtvere tantsukeskus ja suur aitäh! Milline tantsukool sai sel aastal aasta huvikooliks, näeme nüüd. Tšauki! Mina olen Kirsika Šatee tantsukoolist ja siit tulevad meie poolt kõige viimase vooru punktid. 8 punkti läheb meie poolt tantsukool Chess Dance'ule. 10 punkti saab selline kollektiiv nagu VK Jaanika tantsuline eliit. 12 punkti läheb meie suurtele sõpradele Tähtvere tantsukeskusest. Aitäh kõigile, kes osalesid sellel toredal võistlusel ja loodetavasti näeme juba kunagi päriselt tantsusaalis. Tšau! Kas oled kuulnud, et üks vahva tantsukool korraldas liikumispäeva, kus koguti annetusi Tartu Lastehaigla laste neuroloogia osakonnale, et nad saaksid soetada rulaatori?
tere, kallis tantsulahingupere, mina olen Marit Tähtvere tantsukeskusest ja suur-suur aitäh esiteks tantsulahingu meeskonnale, et olete nii laheda asjaga hakkama saanud. Meil oli kindlasti palju põnevam aasta algus, kui ta muidu oleks olnud. Aga meie punktid on järgmised. 8 punkti saab meie stuudio. 10 punkti läheb Tähtvere tantsukeskuselt Chess-tantsule ja 12 punkti saab Veika Jaanika Tantsuline Eliit. Aitäh teile ja kohtume pea. Tšau! Kas teadsid, et selle tantsukooli õpilastel on võimalus olla modellideks erinevatel fotolavastustel ja moeüritustel? Tere! Mina olen Maarja Face tantsukoolist ja mina edastan täna meie punktid. Aga enne seda tahan veel öelda, et suur aitäh korraldajatele ja ka kaasvõistlejatele nii vahva ja toreda tantsulahingu eest. Selles voorus andsid meil punkte meie numbris osalenud tantsijad ja ka õpetajad. Ja meie punktid on siis järgmised. 8 punkti saab Face tantsukoolilt meie stuudio. 10 punkti läheb Tähtvere tantsukeskusele ja 12 punkti saab Chess-tants tantsukool. Palju õnne! Kes võiks olla see tantsukool, kus võimlejad 2015. aastal otsustasid, et teevad võistlusspordiga lõpparve ja jätkavad treeninguid veidi vabamas ja lõbusamas võtmes tantsuliste treeningute näol? Hei, mina olen Elina, võimlemisklubi Jaanika tantsulise eliitrühma treener. Annan täna meie punktid 5. voorus osalenud tantsudele. Aga enne soovin tänada kõiki võistlusel osalenud tantsukoole. Aitäh teile niivõrd ägedate, loominguliste, huvitavate lahenduste eest igas voorus. See on olnud üks tõeliselt inspireeriv ja väga arendav teekond. Aitäh korraldajatele sellise uudse tantsuvõistluse toomise eest Eesti tantsumaastikule. Ma südamest loodan, et see võistlus jätkub ka siis, kui koroonaviirus on seljatatud ja me saame taas kõik koos tantsida. Aga meie punktid 5. voorus on. 8 punkti läheb Error tantsukoolile. 10 punkti tõeliselt vahetu ja siira emotsiooni eest Aeroobik tantsukool ja 12 punkti video eest, mis läks hinge ja puudutas südames seda täpselt õiget kohta. Aitäh, Tähtvere tantsukeskus! Olge vahvad ja peame vastu! Hindeid küll ei edasta, kuid väärib siiski esile toomist. See tantsukool ootab oma ridadesse kauneid cheerleadereid. Loomulikult on see Gold Tigers tantsustuudio. Kõik tantsukoolid on nüüd sõna saanud ning oma punktid edastanud, kuid läheb veel aega, mil saame rõõmuga hõisata ja õnne soovida esimesele virtuaalse tantsulahingu võitjale. Seis punktitabelis paneb südame ärevusest tuksuma nüüd vist päris mitmel tantsukoolil, sest seis punktitabelis on järgmine. Pärast tantsukoolide punkte jätkab tabeliliidrina Tähtvere tantsukeskus. Teist kohta hoiab enda käes tantsukool Chess-tants ning 3. kohal jätkuvalt meie stuudio. Et kõik tantsijad ja tantsukoolid on tõesti tublid olnud ning sel põneval teekonnal meie vahvateks kaasteelisteks olnud, on meil teile kõigile väike üllatus. Paneme koos soojade tervituste ja südamliku tänuga kõigi osalejate poole teile väikese meene, mis meenutaks ka edaspidi seda toredat ettevõtmist ning aitaks ka aja kulgemisel silma peal hoida. Selle toreda meene on meile valmistanud kohalik ettevõtja B3 Design OÜ. Meenega koos lähevad teile ka eripreemiad, mis veel saatmist ootavad. Kuid jätkame saatega, et välja selgitada kõige esimene virtuaalne tantsulahing 2021 võitja. Oma punkte hakkavad nüüd edastama meie püsikohtunikud ja eriline külaliskohtunik, kellest aktiivsed sotsiaalmeedia jälgijad on juba aimu saanud. Seega jätkame punktidega ja kuulame, mida arvab viimastest tantsulistest etteastetest Tiina Kaev. Niisiis, viimane hindamine ongi kätte jõudnud. Aitäh teile kõigile, kes te selles erilises olukorras igasuguste piirangutega võideldas selle virtuaalse tantsulahingu vastu pidasite. See on olnud
kindlasti kõigi jaoks väljakutseid pakkuv teekond, kuid samas oma loova lähenemisega ja huvitavate ideedega olete te selle suutnud vapralt lõpuni viia. Ka minu jaoks on see olnud väga innustav ja vahva teekond. Mul on väga hea meel, et ma sain selle teiega koos läbi käia. Ma pean ütlema, et nii nagu ikka, kõige paremad asjad jäetakse alati lõppu. Nii ka seekord. Minu jaoks oli kindlasti see hindamine kõige keerulisem. Aga ma ei saa ka ütlemata jätta, et läbi selle võistluse minu vaieldamatu lemmik, mis tõi mulle pisara silmanurka ja külmavärinad mööda käsi ja jalgu üles vudima, oli ka selles voorus. Ma tänan kõiki nende toredate emotsioonide eest, mis te sellel teekonnal mulle pakkusite. Nagu ma ütlesin, siis hindeid panna seekord oli veel raskem kui eelmised korrad. Aga kuidagi pidin ma nad ju ritta panema ja siit nad tulevad. 1 punkt. Tantsustuudio Dance Dream. Endaga kõige parem kohtumine. 2 punkti. Watt stuudio. Kõige parem diskopuusanõks. 3 punkti. Aeroobik tantsukool. Kõige parem emotsiooni looja, väiksest suureni rõõmutooja. 4 punkti. Tantsukool Chess-tants. Kõige parem energia. 5 punkti. Meie stuudio. Kõige parem rekvisiitidega mässaja. 6 punkti. Error tantsukool. Kõige parem väljendusviis on tants. 7 punkti. Face tantsukool. Kellel kõige parem face? Tantsumälestuste case. 8 punkti. VK Jaanika tantsuline eliit. Üksi on hea, aga koos on kõige parem. Jäänud on 2 viimast, kõige magusamat. 10 punkti. Saare sära tantsukool. Kõige parem muinaslugu. Ja 12 punkti läheb minu poolt Tähtvere tantsukeskusele. Kõige parem on koos. Suur tänu, Tiina! Võib vaid aimata, mida tunnevad hetkel tantsukoolid, kes kannatamatult lõpptulemust ootavad. Ja enam pole enam palju jäänud. Oma punktid edastab meil on nüüd Ingrid Jasmin. Tere, armsad tantsulahingus osalejad! 5. voor ongi läbi saanud ja see tantsulahing hakkabki nüüd läbi saama. 5 vooru, nii palju erinevaid tantse ja nii palju tööd ja vaeva. Aitäh teile, te olete fantastilised. Teie, armsad tantsijad, olete fantastilised ja teie juhendajad. Ma kummardan teie ees maani. Aga siit tulevad nüüd minu kõige viimased punktid. 1 punkti saab Aeroobik tantsukool, kõige parem emotsiooni looja, väiksest suurem rõõmutooja. 2 punkti, tantsukool Chess-tants ja kõige parem energia. 3 punkti, Tallinna Kanutiaia huvikool, kõige parem 3 punkti. 4 punkti, meie stuudio, kõige parem rekvisiitidega mässaja. 5 punkti, S-stuudio, kõige parem on olla iseenda nägu. 6 punkti, Watt-stuudio, kõige parem diskopuusanõks. 7 punkti, Face tantsukool, kellel kõige parem face? Tantsumälestuste case.
8 punkti. Saare Sära tantsukool, kõige parem muinasjutt. Minu 10 punkti, need viimased 10 punkti, läheb VK Jaanika tantsuline eliit, üksi on hea, aga koos on kõige parem. Ja minu 12 punkti. Ja need 12 punkti ajasid mind täiesti nutma heas mõttes. Ma sain väga emotsionaalse vaatamise osaliseks. Minu 12 punkti läheb ja kummardus. Tähtvere tantsukeskus, kõige parem on koos. Ja ma arvan, et see lause ongi kõige parem lõpetada, et kõige parem on koos. Aitäh teile ja kohtume juba uutel tantsulavadel. Aitäh ka sulle, Ingrid! Annamegi sõna külaliskohtunikule, kultuuriminister Anneli Otile, kes oli punktide andmisel armsalt heldekäeline ja jagas välja ka 9 punkti. Hea tantsija ja tantsuõpetaja. Kõik 15 tantsu, mis olid esitatud, on väga inspireerivad ja huvitavad. Kuid kuna punkte peab panema, siis tuli seda teha ja esitan punktid järgmiselt. Ma aeroobik tantsukool saab 1 punkti, minu tantsukool 2 punkti, Võru tantsukeskus 3 punkti, tantsustuudio Dance Stream 4 punkti, tantsukool Chess Dance 5 punkti, võimlemisklubi Jaanika tantsuline eliit 6 punkti, VAT stuudio 7 punkti, S-stuudio 8 punkti, Face tantsukool 9 punkti, meie stuudio 10 punkti ja 12 punkti läheb Tähtvere tantsukeskusele. Aitäh, Anneli! Pinge aina kasvab ning kindel pole veel midagi. Kuid enne kõige tähtsamat hetke vajavad väljaandmist ka mõningad eripreemiad. Kohtunikud on helded olnud ning finaalsaates jagatakse ära suisa 4 eripreemiat. Esimene eripreemia läheb Face tantsukoolile visuaalselt põneva ja emotsionaalse esituse eest. Teise eripreemia puhul õnnitleme VK Jaanika tantsuliste eliiti. Eripreemia eripalgeliste koreograafiate ja tehniliselt tugevate ning läbimõeldud lavastuste eest. Kolmandana rõõmustavad kohtunikud eripreemiaga Tähtvere tantsukeskust. Eripreemia sotsiaalsete teemade kunstiliselt kaasahaaravate käsitluste eest. Ning 4. eripreemia on pälvinud Saare Sära tantsukool. Eripreemia reaalelu muinasjutulise käsitluse eest. Palju õnne kõigile eripreemiate võitjatele. Eripreemiat välja antud ja aeg välja kuulutada 5. vooru vaheauhinna võitja. Tänasele vooru võitjale kingime puhvid Põlva vallalt ning mõnusaid maitseid Põlvamaalt. Lisaks perepääsmed Jääaja keskusesse. See on Baltikumi ainulaadne kogu pere elamuskeskus, kus saab tutvuda elusuuruses eelajalooliste loomadega ning kogeda elamuslikku ülevaadet sellest, kuidas on aastatuhandete jooksul kujunenud maailma ja Eesti loodus. Avastamisrõõmu jagub seal igas vanuses külastajale. Tantsukool, kelle esitus kõige rohkem hindajate meeli liigutus ning lahkelt kõrged punkte andma pani. Kõige parema esitlusega viib 5. saate vaheauhinda endaga koju Tähtvere tantsukeskus. Palju õnne Tähtvere tantsukeskusele! Kõik punktid on ära jagatud, vaheauhinnad välja kuulutatud ning eripreemiad üle antud. See tähendab, et kätte on jõudnud see kaua oodatud hetk ning selgubki peaauhinna võitja. Selleks austavaks ülesandeks anname nüüd sõna Eesti Vabariigi kultuuriministrile Anneli Otile. Hea tantsija, hea tantsuõpetaja, armas tantsuhuviline ja kõik te, kes te huvitate tantsust ja saate sellest inspiratsiooni oma igapäevases elus. Tantsulahing, mida meie stuudio on sellel aastal vedanud, on kindlasti väga tänuväärne üritus. Keerulisel ajal leida uusi inspiratsioone selleks, kuidas kultuuri hoida elus, kuidas tants oleks see, mis meid igapäevaselt rõõmsaks teeb, on kõik need 16 tantsukooli andnud oma panuse. Täname neid selle eest ja soovime ka edaspidiseks väga inspireerivaid ja huvitavaid mõtteid. Näha neid tantse, kuidas me räägime, kuidas on ainult näod kaameras või kuidas kogu pere panustab selleks, et tants oleks see, mis meid rõõmsaks teeb, on äärmiselt inspireeriv ja positiivne vaadata.
ma soovin teile kõigile jätkuvat inspiratsiooni, tahet ja rõõmu teha seda, mida tegelikult kogu ühiskond praeguses keerulisel ajal väga-väga vajab ja ootab. Mul on suur rõõm välja kuulutada Tantsulahing 2021 võitja, kelleks on palju õnne! Lõpuks ometi on teada virtuaalse Tantsulahingu 2021 võitja, kellele kuulub 1000 eurot ja mille on välja pannud Põlva vald. Suured õnnesoovid ka minu poolt. Omalt poolt tahaksin ka tänada suurepäraseid kohtunikke, kelleta oleksime päris hätta jäänud. Suur aitäh ka kõigile toetajatele ja koostööpartneritele lahkelt auhinnafondi panustamast. Palavalt tervitame kõikide tantsukoolide treenereid, tantsijaid ja nende tublisid abilisi. Aitäh, et võtsite vastu selle väljakutse osaleda virtuaalse tantsulahingu võistlusel. Jääge terveks ja hoidke üksteist. Ükskord me tantsime üheskoos nii kui nii.